Igaüks meist kasutab igapäevaselt suure koguse energiat. Telerid, mobiiltelefonid, külmikud, autod ja muud mugavuse vahendid. Ilma nendeta ei ole me harjunud elama. Kuid kust tuleb see energia? Muidugi on olemas taastuvad energiaressursid nagu tuul või veevool jões, kuid need täidavad ainult väikse protsendi meie nõudmistest. Nafta- ja gaasiressursid on piiratud. Nende kasutamine tekitab kasvuhoonegaase ja põhjustab riikidevahelisi sõdu. Tuumaenergia, mis tänapäeval annab umbes pool Prantsusmaa energiavajadustest, jätab eluohtlikke jäätmeid ja ei välista avarii korral katastroofe. Samal ajal inimkonna energiatarbimine järjest suureneb. Energiakriisi lahendamiseks pööravad füüsikud suurt tähelepanu uuematele energiatootmisviisidele. Üks tähtsamaid küsimusi viimasel poolsajandil on, kuidas saada vesinikku rasketest isotoopidest, triitiumist ja deuteeriumist fusiooni ehk termotuumareaktsiooni käigus. Erinevalt tuumade lõhustumisest ja lagunemisest, mida on rakendatud tuumareaktorites, toimub fusiooniprotsessis kergemate tuumade liitumine. Tänapäeva tuumajaamades tekivad uraani lagunemisel radioaktiivsed jäätmed. Uudsetes termotuumajaamades hästi valitud materjalide ja õige protsessi korral tekkiv heelium oleks ohutu ning annaks rohkelt energiat. Selleks, et termotuumareaktoris deuteeriumi ja triitiumi kokku suruda, et saaks tekkida heeliumi tuum, tuleb eelnevalt deuteeriumit kuumutada. Algselt moodustub sellest laetud osakeste kogum ehk plasma. Päikese keskmes oleva plasma temperatuur on üle 10 miljoni kraadi. Selleks, et maal asuvates termotuumajaamades saaks tekkida deuteeriumi tuumadest heeliumi, peab plasma temperatuur olema vähemalt 10 korda kõrgem kui päikese keskmes. Sellise temperatuuri hoidmiseks peavad termotuumareaktori materjalid olema väga vastupidavad. Plasmalöökidele vastupidavate materjalide uuringutega tegeletakse mitmetes asutustes, sealhulgas Eesti ülikoolides. Tiheda plasma fookusseadmes tekitatakse tilluke termotuumaprotsess. Plasma temperatuur tõuseb 0,1 mikrosekundiks kuni 100 miljoni kraadini ning sellest lähtuvad osakesed pommitavad materjale, mida hiljem analüüsitakse mikroskoopidega. Ilmneb, et kuigi tegemist on wolframiga, mille sulamistemperatuur on 3400 kraadi, saavad pinnad väga tugevalt kahjustada. Kuidas luua paremaid materjale, mis kõrgele temperatuurile ja osakeste pommitamisele vastu peaks? Praegune maailma üks suurprojektidest ITER on teel esimese termotuumareaktorini. Leides turvalise viisi termotuumareaktorite kaitseks, liigume ühe sammu lähemale energiakriisi lahendamisele. Deuteeriumi leidub külluses tavalises ookeani vees. See on mitmeid kordi odavam ja kättesaadavam kui paljud teised kütuseressursid. Kokkuvõtteks, 1 grammi deuteeriumi ja triitiumi segu ühinemisel heeliumiks eraldub energia, mis on võrdne umbes 4 grammi uraan 235 lagunemisel tekkinud energiaga, 7,3 tonni bensiini põlemisel eraldunud energiaga või 11 tonni kivisöe põletamisel eraldunud energiaga. Kui palju energiat see siis on? Piisavalt, et umbes 2000 laualampi saaks põleda järjest 3 kuud.